Tere, ma olen reamees Maria Grünberg. Ja mina olen reamees Aleksander Rein Rubas. Kaitseväes on siis vägagi tavaline, et metsas või väljaõppustel süüakse kuivtoitu ja on teada, et minnakse üle uutele kuivtoidupakkidele. Selles saateklipis me siis avame ühe vana paki, avame ühe uue paki ja siis võrdleme, mis on seal sees ja mille poolest nad siis sarnanevad ja erinevad. Aga alustame siis vana pakiga kõigepealt. Ja mina siis tutvustan teile meelde tuletavalt siis vana kuivtoidupakki. Vanas pakis siis leiame 2 Adventure Foodi, mis on siis põhiliselt, kes ei tea, lisa natuke vett, töötavad enam-vähem nagu tavalises elus kiirnuudlid ja kiirkartulipuder. Siis siin on üks Stroganov kartulitega. Meil on ka täistera rukkileib, kanasink. Siis meil on šokolaadi, üks lahustuv kohv, energiajooki siin pakis ei ole. Siis on halvaad, küpsiseid ja siis mingil määral maitsestust, ehk siis on suhkrut, soola, natuke pipart, mesi ja siis on juurde ka puuviljatee, vitamiinitablett, nätsud ja siis käte puhastamise lapid ning lõppude lõpuks ka väike minikrippkott, et vajadusel ka siis prügi või mõni ülejäänud toit ära pakendada. Vaatame siis, mis on uue paki sees. Kuna uus pakk enam ei ole 24 tunni oma, vaid meil on eraldi lõuna õhtusöök ja siis võtsime ka hommikusöögi paki. Tegemist on minikrippkotiga, lihtsalt avateid lahti. Kõigepealt tuleb välja kaerahelbe puder mustikatega, mida siis tuleb veega teha, paned kuuma vett sisse ja ongi puder valmis. Pakk soolaste küpsistega, siuke väike kotike, kus sees on röstitud ja soolatud maapähklid. Siuke hea näksimiseks vahepeal. Siis tuleb veel välja pasteet või sink. Siin on vist hämm ja patee mõlemad kirjas. Ja siis on veel üks küpsisepakk päevaseks siis näsimiseks. Ja ka täiesti tuttav Greenfieldi tee, tõenäoliselt oleme seda kõik näinud ka oma kodus või poeletil. Ja ka loomulikult desolapp, et enne käed puhtaks teha. Ja vaatame siis, mis on sees lõunasöögipakis. Esimese asjana tuleb välja pasta ja veiseliha tomatikastmes. Järgmisena tuleb välja snäkisegu. Energiapatoon, väga hea näiteks taskusse panna päevaste tegevuste jaoks. Ja loomulikult näkileiba köögiviljadega. Seekord see on kanakonserv ja taaskord siis teepakk, samuti Greenfieldi oma, kõikidele tuttav. Ja veel üks desinfitseeriv salvrätt, et käed enne puhtaks teha. Alustame siis võrdlust ja vaatame, mille poolest need on sarnased, mille poolest erinevad. Ja siis uus konserv, selline tõhusam toit, kui just võrrelda näiteks selle Stroganoviga, on siis pakitud siuksesse pouchi, mida on siis tõenäoliselt seda mugavam panna mingisugusesse kotti, kui välja minna. Siis väiksed konservid näevad enam-vähem sarnased välja ja tundub, et on tehtud ka lihtsamini avatavamaks. See on siis rohkem küll küpsise moodi leib. Siis see on selline tavalisema leiva moodi, ka siis pisut erinevalt pakitud. See on siis kaerahelbe puder mustikatega ja saab valmistada täpselt samamoodi nagu teid Adventure Food. Pakk on siis enam-vähem sama suur. Pisut väiksem. Pisut väiksem. Võib-olla see ka, et tegemist on hommikusöögiga. Räägime siis näksidest ja uues pakis on kõik näksid näevad üsna sarnased välja. Kui juba võrdluseks tuua, siis nagu näha on tegelikult näksi kogus uutes pakkides suurem, seega maiustamist jagub kauemaks. Ja näksid on siis praktiliselt kindlasti ka selle jaoks, et kui lähedki mingit ülesannet täitma, aga ei võta tervet kotti kaasa, siis on väga lihtne kusagile taskusse või vöö vahele pista. On ainult must tee, see oli vist hommikumas, ja siis on roheline tee, see on siis lõuna omas. Ja vanas toidupakis on lahustuv kohv, kohvipulber siis 3-1 ja puuviljatee. Mõnes uue paki versioonis on kindlasti olemas ka kohvi või siis ma olen isegi näinud mingit energia või isotoonilise joogipulbrit. Ehk siis ei pea põdema, saab oma kofeiinilaksu ikka kätte, kui veab. Kokkuvõtvalt siis uus pakk on tehtud palju lihtsamaks ja palju ka süksemaks kompaktsemaks. Ehk siis enam ei pea pooleks päevaks metsa minnes võtma endale kaasa tohutut suurt kotti, vaid võtad kaasa natuke väiksema paki. Vanas toidupakis on üldiselt pakendus tavapärane. Väga palju on siis näha, et
uute toidupakkide puhul on mindud plastmassist kotikeste või grippkottide peale, mis omakorda lihtsustavad siis kaasaskandmist ja lisaks sellele annavad väiksema kaalu, et sa oma selga ära ei murra, kui sa vana toidupaki kaasas kannad. Ja vana toidupaki puhul on kindlasti väga palju rohkem lisasid, alates maitsestusvahenditest, lõpetades desolappide ja tikkudega. Tõenäoliselt saame selle kõige õigema kogemuse siis, kui lähme ise metsa, ise proovime ära, kuidas maitsevad, ehk siis proovime metsas järele.